kõik tulite kaasa algatusega täiendada Tartu Raekoja kellamängu. Just 15 aastat tagasi me kellamängu rajamisega alustasime ja leidsime aasta-paar tagasi, et on tarvis kellamängu täiendada. See, mis oli varem tehtud, oli väga hea. Aga meie kõigi nõudmised kasvavad ja kui sul midagi on hästi, sa tahad veelgi võimsamalt teha. Ja Tartu kesklinn, Tartu Raekoja plats ja Tartu inimesed, Tartu külalised väärivad seda, et Tartu Raekoja kellatornis kostuks võimas, muusikaliselt võimas kellamäng. Ja suur tänu teile kõigile, et te tulite selle algatusega kaasa. Toetajaid, annetajaid on olnud palju, kokku on kogunenud ligi 40 000 eurot ja ma ütlen teile ausalt, ma lootsin, et tuleb 20 000. Tuli 40. Me hindame seda kõike ja täname teid selle eest väga. Ühele toetajale on klaasist kell. Seda lahti võtta ei tohtinud veel. Näita, sina ole ja sina näita. Sellepärast, et eks ma ikka natukene pressisin välja ka. Aga ma helistasin, või õigemini saatsin ju kirjad ja siis mulle helistas Tarmo Loop ja ütles, et me tahame ikka kõvasti ikkagi toetada. Ja siin on siis meenutama klaaskell. Ale Kokk, aktsiaselts. Suur tänu koostöö eest Tartu Raekoja kellamängu uuendamisel Kalmer Telling. See on see mees, kelle käes on kõige tähtsam arvuti, mis kellamängu juhib. Jüri Kulasalu. Projekteerinud ja isiklikult kelliga üles hinnanud ja konstruktsiooni korraldanud ja kõike. Aitäh sulle. Olav Ehala, suur tänu koostöö eest Tartu Raekoja kellamängu uuendamisel. Ja üks inimene külmetas, ma viisin ja saatsin talle kuuma teed siin pikkadel sügispäevadel ja lugematuid koosolekuid oleme pidanud kellamängu projekti ja muusikajuht Merle Kolva. Ja üks soe meed ka. Soe jagasi, et sa oled siia jälginud. Kui ma rääkisin sellest ideest, siis ma olin äärmiselt meeldivalt üllatunud, kui kiiresti meil see koostöö laabuma hakkas. Ja seda rõõmsam on mul ka sellele, et Tartu linnarahvas ja ka lihtsalt Tartu sõbrad tulid selle annetuskampaaniaga nii kenasti kaasa ja samamoodi oli see väga paljudele üllatus, et kogunes nii palju toetust, et me võisime ka väga riskantse häälestamise ette võtta, mida me muidu ei oleks võib-olla üldse ette võtnudki. Ma väga loodan, et te leiate taaskord Raekoja platsile tee, eriti suvel, kui me hakkame kellamängu kontserte tegema. Siiras tänu veel kord ilmast teile, teie meeskonnale, Tevo Elitus, kõik, kes täna on siin ettevalmistamisega seotud olnud, sekretärid, kes toitsid ja katsid meie ära külmetanud Hollandi insenäre seal üleval tornis, sest sattusid just külmad ilmad. See on olnud äärmiselt meeldiv 3 riigi vaheline koostöö ja nautigem seda tulemust hetke pärast. Suur tänu kõigile.
Head tartlased, head Tartu külalised, mul on hea meel tervitada kõiki teid Tartu Raekoja kellamängu avakontserdil. Meie esimese kellamängu muusika on helilooja Pjotr Tšaikovski sulest ja see on Suhkruploomi hall ja tants. Head tartlased ja meie linnakülalised, mul on väga hea meel selle üle, et meil üheskoos ette võetud tegutsemine selleks, et Tartu, meie oma Tartu linna Raekoja kellatorni kellamäng kostuks kaugemale, kostuks võimsamalt, mängiks keerulisemaid lugusid ja oleks Tartu ja meie tartlaste vääriline on teoks saanud. Vähem kui aasta tagasi me alustasime nende uuendustega 18 varasemale kellale Karlsruhe kellatehasest. On lisandunud 16 uut kella Hollandi kuninglikust valupojast. Ma tänan teid, head kaaslinlased, meie linna head sõbrad üle maailma, selle toetuse eest, mida te olete andnud kellamängu uuendamiseks. Suur tänu selle eest, et te täna siia õhtul tulite ja elagu Tartu kellamäng, elagu Tartu, elagu! See oli täpselt aasta tagasi, kui ma kõndisin üles Tartu Raekoja massiivsetest kivitreppidest, et minna linnapea juurde selle jutuga, et me võiksime seda kellamängu laiendada. Ja ta ütles kohe, jah, me teeme selle ära. Läbi aegade on kellahelinale omistatud maagilist mõju ning seda on nimetatud inimeste lootuste, püüdluste ja rõõmu hääleks. Karillion ehk häälestatud pronkskelladest löökpill on pika ja rikka ajalooga maailma suurim ja raskeim muusikainstrument. Suurimad neist ligi 50 tonni. Kõrges kellatornis on olnud ta kuulaja eest peidetud enam kui 500 aastat, tehes sellest omanäolisest instrumendist ühe maailma paremini hoitud muusikalise saladuse. Meie kelli vastu võtnud Taani ekspert hindas meie kelli väga meloodilisteks ja häälestamistulemust parimaks, mida kaasaegne kellavalu üldse suudab luua. See, mis me teiega koos siin täna kogeme ja oleme teinud, see säilub sajanditeks. Ja lõpetuseks ma jutustan teile ühe lühikese loo. Nimelt tehti Norras uuring keskaegsetest kelladest ja silma torkas üks eriline kell, millele oli valatud ingli kujutis. Inimesed, kes seda kella lõid, uskusid, et selle kella löömise ajal, kui nad midagi soovivad, tõuseb see ingel lendu ja nende soov täitub. Järgmise muusikapala ajal ma sooviksin, kui keegi ise muidugi seda soovib, et teie salasoov läheks lendu ja täituks selle loo ajal. Heino Eller, Kodumaine viis. Oktoobrikuu jooksul olnud Tartuga väga tihedad kontaktid. Paar nädalat tagasi kanti Miina Härma gümnaasiumi juubelipeol ette nende poolt spetsiaalselt tellitud üks minu uus a cappella koorilaul ja täna hakkab siin kõlama üks minu väikene looke, mis loodud Tartu kellamängu jaoks. Need asjaolud annavad märku sellest, et tartlastel on tõepoolest hea muusikaline maitse.
aga ega see kelladele loo tegemine ikka päris lihtne ei ole. Ma kuulasin YouTube'ist läbi nii palju, kui sealt oli võimalik neid kuulata ja paljudel juhtudel oli pandud mingisuguseid tuntud pop-lugusid kelladel mängima ja ausalt öeldes ma ei tundnud neid pooli vähemalt ära üldsegi. Eks see oleneb ka kelladest. Need Tartu kellad kõlavad igal juhul vägagi hästi. Aga arvuti on üks niisugune kaval asi. Viimased 2 nädalat on olnud päris pingeline. Merle Kollomiga vahetanud kogu aeg kirju ja ka helifaile. Mõni läheb tööle, mõni ei lähe tööle ja isegi veel eile oli väike ärevus. Aga näha on, et inimene on masinast ikkagi tugevam. Merle teatas mulle, et lugu hakkas ikkagi mängima. Kuigi ma poleks kunagi arvanud, et mõni mu lugu nii suure kella külge pannakse. Aga loodame, et ta mängib. Aitäh! See lugu, mis äsja kõlas, oli Olav Ehala poolt kirjutatud Tartu kellamängu spetsiaallugu nimega Tartu kellad. Meil on täna õhtuks veel üks väike üllatus. Georg Friedrich Händel, kuninglik tulevärgi muusika.